Lähis-Ida olukord väljub taas kontrolli alt ning hoolimata relvarahu kokkuleppest vahetavad USA ja Iraan taas lööke. Täna teatas Bahrein, et Iraan andis raketilöögi tema territooriumile. Enne seda teatas Islami revolutsiooni kaardiväe korpus rünnakust veel ühele tankerile Hormuzi väinas, mis Teherani arvates rikkus laevade läbipääsu režiimi väinas. See juhtus juba pärast seda, kui USA korraldas õhurünnaku Iraani territooriumile vastuseks Islami revolutsiooni kaardiväe korpuse rünnakule Taiwani tankerile. Ja kõik see juhtus vaid ühe ööpäeva jooksul. Selle taustal sõlmisid Iisrael ja Liibanon järjekordse vaherahulepingu, kuid vähem kui ööpäev hiljem ründas Iisrael taas Liibanoni territooriumi vastuseks Hezbollah provokatsioonile. Üldiselt on mitmed eksperdid veendunud, et Hormuzi väin on avatud vaid paberil ning memorandum USA ja Iraani vahel kukub peagi lõplikult läbi. Ja üha rohkem märke viitab sellele, et Iraan üritab tahtlikult kokkulepet nurjata. Pärast neid nõudmisi, mille esitasid Pärsia lahe riigid ja kinnitasid Araabia riikide ühenduse nõukogu deklaratsioonis. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele videole like ja ärge unustage oma kommentaari selle video alla kirjutada. Ja samuti liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Nii et kohe pärast seda, kui USA riigisekretär Marco Rubio lahkus Lähis-Ida piirkonnast, ägestus Iraan kohe ja korraldas piirkonnas uued rünnakud. Täna, 27. juunil, ründas Iraan droonidega Bahreini. Laupäeval rünnati eraldi laeva Hormuzi väinas. Tõenäoliselt oli see Teherani vastus Ameerika Ühendriikide öistele õhurünnakutele. Ja need terroriaktid Pärsia lahes näitavad ohtu, et sõda Iraaniga võib taas kontrolli alt väljuda. Isegi pärast seda, kui Iraan ja USA jõudsid vahekokkuleppele, püüdes saavutada lõpliku kokkuleppe konflikti ahendamiseks. Vastuseks Iraani droonirünnakule konteinerlaevale, mis püüdis neljapäeval väinast lahkuda, korraldasid USA öö jooksul õhurünnakuid, jätkates rünnakute seeriat, mis on õõnestanud habrast sõjalist vaherahu. Samal ajal teatas USA mereväe juhitud rahvusvaheline mereorganisatsioon laupäeval, et laiendab marsruuti Omaani lähedal Hormuzi väinas, et võimaldada nii sisse kui väljasõitvat laevaliiklust. See tõenäoliselt tekitab uue pingekolde suhetes Teheraniga, kes peab väina oluliseks hoovaks pingetes ja jätkuvates läbirääkimistes ameeriklastega. Koos ameeriklastega. Siinkohal märgin, et Bahrein on üks Iraani kõige ägedamaid kriitikuid ja seal asub USA mereväe 5. laevastiku baas. Hiljuti toimus seal Pärsia lahe koostöönõukogu riikide välisministrite kohtumine USA välisministri Marco Rubioga, mis lõppes üleskutsega lõpetada Iraani rünnakud ja avada täielikult Hormuzi väin. Ja just need Pärsia lahe riikide nõudmised olid võtmekatalüsaatoriks, mis ajendas Iraani taas rünnakule asuma. Aga selle juurde tuleme natuke hiljem tagasi. Bahreini välisministeeriumi tänases avalduses öeldakse, et mitmed Iraani droonid ründasid riiki. Avalduses nimetatakse rünnakut, tsiteerin, räigeks ohuks kodanike ja elanike turvalisusele. Teateid põhjustest ega tekitatud kahjudest pole seni laekunud. Laupäeval avaldas Iraani relvastatud rühmitus Revolutsiooniline kaardivägi avalduse, mille edastas riiklik uudisteagentuur IRNO. Selles öeldi, et KSI ründas mitmeid sihtmärke, tsiteerin, USA terroristliku armee objekte piirkonnas. Avalduses ei täpsustatud, millised piirkonnad täpselt rünnaku alla sattusid, kuid on ilmne, et see oli Bahrein. USA relvajõudude keskjuhtkond teatas, et öiste rünnakute käigus tabasid sõjaväelased Iraani raketi- ja droonikomplekse ning rannikul asuvaid radarijaamu. USA asepresident J.D. Vance, kes juhtis läbirääkimisi Iraaniga, teatas reede õhtult sotsiaalmeedias, et Iraan peaks, nagu ta väljendus, toru tõstma, kui relvarahu kokkuleppe osas tekivad lahkarvamused, kuid vägivallale vastatakse vastulöögiga. See oli vihje sellele, et kui te näete mingeid probleeme, siis helistage, rääkige meiega ja me lahendame need ilma vastastikuste löökideta.
USA ja Iraan peavad läbirääkimisi tehingu tingimuste üle. Sealhulgas sellised küsimused nagu laevade takistamatu läbipääs Hormuzi väina kaudu, mis on eluliselt tähtis maailma nafta ja maagaasi tarnete jaoks. Samuti Iraani kõrgelt rikastatud uraanivarude tulevik. Ajutise kokkuleppe kohaselt on USA'l ja Iraanil 60 päeva üksikasjade kooskõlastamiseks. Samal ajal teatas Briti merekaubandusoperatsioonide keskus, et laupäeval rünnati väinas veel üht tankerit, kuid meeskond jäi terveks. Kohe pärast seda teadet teatas Ühendatud Mereinformatsiooni Keskus, mida juhib USA merevägi, et Omaani rannikule lähedal asuvat marsruuti laiendatakse, et tagada laevade sisse- ja väljasõit. Nimelt, selles väina osas saadavad laevu USA sõjaväelased, seega on seal turvaline. Ette rutates ütlen, et tegelikult pole seal sugugi turvaline. Aga Iraan nõuab, et laevad alluksid tema käskudele ja hoiatab, et hakkab väina kaudu transiidi eest tasu võtma. Viimastel päevadel on aga üha sagedamini täheldatud katseid laevadel Pärsia lahest lahkuda. Ja nüüd Ibrahim Azizi, Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomisjoni juht, teatas reedel. Hormuzi väin on Iraani kontrolli all, seega austage reegleid. See oli vihje sellele, et kui te reegleid ei austa, siis me ründame teid. USA ja Pärsia lahe Araabia riigid lükkasid Iraani nõudmised tagasi ning üldiselt peetakse väina rahvusvaheliseks veeteeks, hoolimata sellest, et see on Iraani ja Omaani territoriaalvetes. Ühendatud Mereinformatsiooni Keskus hoiatas, et oht laevadele on märkimisväärne, visades, et meremehi on hoiatatud miinide olemasolu eest ning nad peaksid ootama USA mereväe kohalolekut, kuna miinitõrje operatsioon jätkub. Samal ajal peatas ÜRO rahvusvaheline mereorganisatsioon reedel uue katse laevade evakueerimiseks ja teatas, et see ei jätku. Kuni pole saadud garantiid, et teisi laevu ei rünnata. ÜRO andmetel on viimastel päevadel väinast välja pääsenud kokku umbes 115 laeva. Siin on väga oluline märkida, et Iraan üritab ilmselgelt vaherahu nurjata, kuna Teherani režiimile ei meeldinud Pärsia lahe riikide nõudmised. Tuletan meelde, et 25. juunil avaldasid USA ja Pärsia lahe riigid ühisavalduse pärast Araabia riikide koostöönõukogu kohtumist, mis toimus just nimelt Bahreinis. Praegu räägin ma kohtumisest Mark Rubioga ja juhtidega, täpsemalt Pärsia lahe riikide välisministritega. Pärsia lahe riigid. Ja märgin, et just pärast avaldatud avaldust, pärast seda kohtumist hakkas Iraan ründama laevu väinas. Niisiis, Pärsia lahe riikide avalduses öeldakse järgmist punktide kaupa. Ministrid rõhutasid vajadust säivitada ühtsust Iraani teemalistel läbirääkimistel, et saavutada ühine eesmärk, takistada Iraanil tuumarelva väljatöötamist või hankimist. Ministrid rõhutasid, et pikaajaline rahu nõuab ka teiste küsimuste lahendamist, sealhulgas Iraani ballistiliste rakettide, droonide ja piirkonna proksirühmituste programme. See on see punkt, mida ei ole USA ja Iraani vastastikuse mõistmise memorandumis, millele Donald Trump oma allkirja andis. Ja muide, Iisrael kritiseeris seda kokkulepet just sellepärast, et seal ei käsitleta raketiprogrammi, drooniprogrammi ega proksijõude. Araablased nõudsid seda. Lähme edasi, ministrid rõhutasid Hormuzi väina avamise tähtsust, kuid lükkasid tagasi kõik tollimaksud, tasud või katsed väina üle kontrolli kehtestada. Ministrid rõhutasid, et kõik kaubandus- ja investeerimissuhted Iraaniga on tingimuslikud ja neid võib tühistada. Need sõltuvad sellest, kas Iraan järgib memorandumise lõppkokkuleppes sätestatut ning lõpetab oma destabiliseeriva tegevuse ja loob majanduslikuks koostööks vajalikud tingimused. Ministrid leppisid kokku jätkata koostööd Süüria valitsusega ja aidata seda võtmeküsimuste lahendamisel, nagu terrorismivastane võitlus, põhiteenuste taastamine, investeerimiskliima parandamine ning tingimuste loomine põgenike ja sisepõgenike vabatahtlikuks tagasipöördumiseks. Ja Süüriat mainitakse siin mitte niisama. Ma märgin väga lühidalt, mida ameeriklased ja araablased praegu tahavad Süüriale üle anda. Küsimus Hezbollah lahendamisest Liibanonis, ehk siis, et süürlased võitleksid Hezbollahga ja sisuliselt eemaldaksid selle sealt ning siis Iisrael lahkuks Liibanonist.
Ministrid kinnitasid oma täielikku pühendumust Liibanoni suveräänsusele, julgeolekule, stabiilsusele ja territoriaalsele terviklikkusele. Sellega seoses tervitasid nad jätkuvaid kahepoolseid läbirääkimisi Iisraeli ja Liibanoni vahel USA vahendusel, mille eesmärk on luua tingimused pikaajaliseks rahuleppeks ja kokkuleppeks. Julgeoleku kokkuleppeks kahe riigi vahel. Samuti kutsusid ministrid üles kõigi Liibanonis tegutsevate proksirühmituste täielikule relvitustamisele ning Liibanoni riigi jõumonopoli taastamisele. Ja vastuseks Araabia riikide ministrite sellistele järeldustele andis Iraani islaamirevolutsiooni kaardiväe korpus samal päeval välja hoiatuse, tsiteerin: kui mõni laev üritab väina läbida ilma meie loata või väljaspool määratud marsruuti, vastutab ta kõigi tagajärgede eest. Ja vaid mõni tund pärast seda ründasid Iraani droonid Singapuri lipu all sõitvat konteinerlaeva Everlowly. See rünnak, mis oli esimene laeva vastu pärast kokkuleppe allkirjastamist, nimetati USA presidendi Donald Trumpi poolt reedel meie relvarahu kokkuleppe rumalaks rikkumiseks. Vastuseks sellele ründasid Ameerika Ühendriikide sõjaväelased reedel Iraani sõjalisi sihtmärke Hormuzi väina piirkonnas. Nagu te juba aru saite, teatas Iraani islamirevolutsiooni kaardiväe korpus vastuseks reedestele rünnakutele, et nad ründasid Ameerika sõjaväelaste positsioone Bahreinis. Üldiselt on pusletükid nüüd paigas. Ja siin ma tuletan meelde, et relvarahuleping näeb ette, et Iraan, tsiteerin, teeb kõik endast oleneva, et tagada kaubalaevade ohutu läbipääs Hormuzi väinast, mille kaudu liigub 1/5 maailma nafta ja veeldatud maagaasi tarnetest. Ja just takistusteta transiidi tagamine oli Iraani peamine järeleandmine. Aga siin on väga oluline see, kuidas, kes ja kuidas neid sõnu loeb. Iraani tõlgenduses ei tähenda väina taasavamine kontrollist loobumist selle üle. Lepingu ähmaselt sõnastatud punktis öeldakse, et Iraan ja Omaan teevad koostööd veetee tulevase haldamise määratlemisel, andes tegelikult Teheranile ametliku rolli selle haldamises. See tähendab, et nüüd võib Iraan viidata lepingupunktile, millele Donald Trump alla kirjutas ja mis ütleb, et Iraanil on tõepoolest õigus tulevikust selle territooriumi üle oma kontroll kehtestada. Samal ajal kui läbirääkimised USA-ga jätkuvad, on neljapäevane rünnak signaaliks, et Iraan plaanib oma tingimusi Hormuzi väinas peale suruda, määrates, kus ja millal laevad võivad liikuda. Islamirevolutsiooni kaardiväe korpus mõistis Teherani poolt heaks kiitmata marsruudid hukka kui vastuvõetamatud, täiesti ohtlikud ja keelatud. Samal ajal kui Donald Trump kinnitab, et ta on kõik lahendanud ja Iraan ei hakka kunagi kontrollima Hormuzi väina, on hiljuti loodud Iraani väinade amet Pärsia lahes kehtestanud reeglid. Alates laevadest, kes peavad täitma autoriseerimisvormi e-posti teel vastutasuks turvalise läbipääsu garantii eest, mis hõlmab muu hulgas ka kindlustust. See tähendab, et Iraan on juba välja mõelnud skeemi väinast läbipääsu eest tasu võtmiseks, varjates seda riskikindlustuse sõnade taha. Ja riski pakuvad kujutavad endast just need tasud. Sama. See tähendab, et tegelikult on see kindlustus iseenda vastu. Las ma selgitan siin, milles probleem seisneb. Itsas merete koridoris nimega Hormuzi väin on laevade jaoks kujunenud 3 erinevat marsruuti. Ja erinevad ametkonnad võistlevad omavahel, et korraldada 10 laevade transiit nende 3 koridori kaudu. Üks lõunapoolne marsruut kulgeb läbi Omaani ranniku lähedal asuvate vete. See on üks marsruut. Teine marsruut, mida kasutati alati enne sõda, kulgeb täpselt läbi väina keskosa rahvusvahelistes vetes. 3. marsruut asub põhja pool ja seda kontrollib täielikult Iraan. See seab laevaoperaatorid keerulise valiku ette, millist neist 3 marsruudist valida. Kui valida keskmine marsruut, see tähendab just see keskel olev, kas siis väina või lähemale Omaanile, siis on võimalik ja tõenäoliselt satute Iraani rünnaku alla. Kuigi ameeriklased kinnitavad, et nad tagavad ohutuse mööda Omaani rannikut liikudes, nägime tegelikult neljapäeval just selles koridoris rünnakut laevale. Nii et see näitabki, et kahjuks ei ole seal ikkagi täielikult turvaline. Selguse puudumine selle kohta, millist marsruuti valida, raskendab jõupingutusi veeteede kaudu toimuva kaubanduse taastamiseks sõjaeelsele tasemele.
laevandusettevõtted ütlevad, et Iraani ja USA juhtide vahel saavutatud kokkulepped ei kajastu kahjuks tegelikkuses merel. See ei toimi, see on kõik, milles kokku lepiti ja see on see, millest Donald Trump vaikib. Kui laevad valivad mitte Iraani marsruudid, see tähendab, et liiguvad keskel või Omaani poole, siis riskivad nad otsese rünnaku ohvriks sattuda. Kui nad aga täidavad Iraani islaamirevolutsiooni kaardiväe korpuse nõudeid ja kasutavad Iraani marsruuti, kardavad nad lääne sanktsioonide ohtu, kui kokkulepe peaks nurjuma. Kui Iraani ja USA vaheline kokkulepe peaks läbi kukkuma, siis laeva omanikud, kelle laevad sõitsid mööda Iraani rannikut ja allusid Teherani reeglitele, satuvad lihtsalt USA sanktsioonide alla, kuna nad teid koostööd iraanlastega. Selgub, et pantvangis ongi just vedajad. Alguses, nagu te mäletate, nõudis Iraan läbipääsu eest tasu, kuid hiljem teatas, et ei hakka kohe tasusid kehtestama. Selle asemel plaanib ta võtta tasu mereteenuste eest, kehtestada uue keskkonnatasu laevadele ning peale selle surub peale oma kindlustuse. See tekitas segadust USA Araabia liitlastes, kes ekspordivad naftat läbi väina. Et mida siis Trump saavutas? Tegelikult võtavad iraanlased tasu laevade läbipääsu eest. Nad lihtsalt nimetavad seda maksuks, keskkonnamaksuks, tasuks mingite arusaamatute mereteenuste eest, kindlustuseks ja nii edasi. Üldiselt nimetage seda, kuidas tahate, aga tegelikult on see raha võtmine laeva läbipääsu eest. Lõpuks, pärast rünnakut laevale Everlowly neljapäeval, peatas ÜRO rahvusvaheline mereorganisatsioon täielikult koordineeritud humanitaarse evakuatsiooni, mille raames oli üle 500 kaubalaeva ja rohkem kui 11 000 meremeest lõksus Pärsia lahes. Nad peaksid piirkonnast välja viidama, aga seni ei saa neid sealt välja tuua. Samal ajal on tohutud probleemid ka Iisraeli ja Liibanoni vahelise rahu küsimuses. Alles reedel allkirjastasid Iisrael ja Liibanon raamlepingu pärast 4 päeva kestnud läbirääkimisi Washingtonis, mis toimusid Trumpi administratsiooni vahendusel. Aga probleem seisneb selles, et see on järjekordne rahuleping Iisraeli ja Liibanoni vahel, kuid Iisrael pole kunagi sõdinud Liibanoni võimudega. Ta on alati sõdinud Hezbollah võitlejatega, keda läbirääkimiste laua taga ei olnud ja seega nad ei allkirjastanud midagi. Ja vaevalt oli ööpäev möödas, kui Iisrael ja Hezbollah vahetasid taas lööke. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate all kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna meeldib, kui soovite toetada Iisraeli tööd. Seda saab teha mis tahes annetusega selle video kirjelduses olevate linkide ja rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head!